siis võib-olla ongi nii, et kui AI meid ei hävita ja ulmefilmi näitel Avengers või Superman meid ei päästa, siis me peame ise midagi ette võtma, ise olema need, kellele see muutus, laiem muutus, mitte ainult tehnoloogiline muutus, laiem muutus toetub. Ja siis ühtepidi, kui vaadata ajaloos tagasi, siis tundub, et igasugune muutus on alati saanud alguse indiviidist. Et võib-olla see on mingi poliitiline liikumine, Gandhi või Mandela, mingisugune uus visioon. Või see on olnud mingi ajakirjanik, kes on indiviidina paljastanud mingisuguse tõe. Või see on teadlane, kes on indiviidina toonud läbi mingisuguse uue perspektiivi. Või see on olnud ärijuht, kes on indiviidina võtnud kasutusele mingi uue juhtimismetoodika. Või see on olnud mingi õpetaja, kes on neid indiviidina kusagil teekonnal inspireerinud. Et kõik saavad head muutused alguse indiviidist, sinust. Ja kui ma olen nüüd viimased 16 aastat eelkõige ise endal otsides mentorit, uurinud neid indiviide, kellest saavad alguse muutused, siis üks asi, mis neid minu meelest eristab, on tugev sisemine stabiilsus. See, kuidas nad lähevad muutustele vastu sisemise tugeva kessega. Ehk justkui see muutused, milles me kõik siin oleme, see on natuke nagu purjekaga olemine keset tormi. Ühtepidi see tuul proovib meid purjest tõmmata pikali, aga samas kui me tuulega ka koostööd ei tee, siis läheb laev lihtsalt lainetega kaduma. Ja kapten sellises olukorras, meremees, merenaine, tema ühtepidi vajab väga tugevat teadmiste pagasit, teooriat koolist, kuidas siis tuul, meri, kõik asjad toimivad. Ja teistpidi ta vajab ka oskuseid, reaalset praktilist kogemust, kuidas selle merega toime tulla. Aga kui päris olukord käes on ja kui sa peaks sellise kapteniga olema ühes laevas, siis ma olen veendunud, et mitte keegi teist ei sooviks olla lihtsalt kapteniga, kes teab teoorias, kuidas see kõik toimib ja omab natuke ka praktikat või palju praktikat, vaid me kõik sooviksime sellel hetkel, kuna me ei tea midagi sellest merest, et see inimene, kes seal roolis on, see oleks ka rahus ja selguses ja tema aju töötaks ja ta ei oleks võitleja põgene režiimis, vaid ta suudaks säilitada kainuse. Ja seetõttu intuitiivsel tasandil on iga inimene, ma olen veendunud, suudab hinnata seda väärtust nimega sisemine stabiilsus. Me teame, et kui inimene on sisemiselt rahulik, siis see loob kuidagi tema ümber olles turvalise tunde. See loob tunde, et see inimene ei ole reaktiivne, see inimene teab, mis ta teab, millal kiirendada, millal aeglustada. Et ühtepidi see sisemise stabiilsuse kultiveerimine võibki olla selles ajas muutustega toimetulekus ülioluline oskus, mida endale saada. Ja huvitav on, kui mõelda tagasi ajaloole, liidritele, kes meil on olnud siin enne 20. sajandit, siis kuni selle hetkeni oli liidri tunnus väga selgelt rahu ja kaalutletud aeglane tegutsemine.